Traditsiooniks on saanud Tallinna botaanikaaias kevadine orhideenäitus, tavaliselt ikka märtsi alguses, kui neid õitsejaid kõige rohkem on. Tänavune näitus on natuke teistmoodi, selles mõttes, et meil on väljas ebatavaliselt palju orhideeliike. Ja siin minu selja taga ongi kohe esimesed hästi toredad taimed perekonnast Dendrohyilum, sellised sabamoodi asjad. Ja teised on perekonnast Mastevallia. Dendrohyilumid on pärit Kagu-Aasiast, Mastevaljad jällegi Ameerikast, põhiliselt sellistest pilvemetsadest, kus on hästi niiske ja udune ja mitte väga palav. Üleval see suur valge Angrecum. Angrecum on põneva õiega selle poolest, et tal on hästi pikk see kannus. Nii et tolmeldaja, kes käib seda õit tolmeldamas, peab olema väga pika nokkaga. Siin samplatuti seest tuleb välja natukene Veenuse kingi. Osad on alles pungas, osad õied on juba puhkenud. Veenuse kingad kasvavad looduses kas maapinnal või siis kaljudel või üksikud liigid ka puude peal. Siin on meil selline tilluke klaaskapp, kus on väikesed orhideed. Üldiselt praegu on väga trendikas kasvatada just liike, looduslikke liike ja tillukesi liike. Ja tõeliselt mulle meeldib see tillukeste õitega polüstahvia. Ja vihmametsades kasvab puude peal suured sellised puhmad ja täis tibatillukesi lõhnavaid õisi. Orhideesid maailmas on üle 22 000. Tegelikult meil siin näha on ainult natuke üle 60. Selles mõttes on neid vähe, aga ometi leiab, kes otsib põnevaid õisi.